Ma arvan, et see algas mul kuskil, kui ma olin 12-13. Ma kindlasti ise kohe ei saanud sellest aru, aga siis oli mul kindlasti, ma ütleks ka, et selline kõige võib-olla ärevam ja stressirohkem aeg oligi siis, kui ma olin nagu 11, 12, 13. Kuskil 12-aastaselt hakkas, ma arvan, ja ma olin pigem selline, et ma võib-olla ei tahtnud selles nagu etapis olla, ma tahtsin hästi suureks saada. See on selline nagu kahe vahel, et sa pole veel täiskasvanu, sa pole laps ka ja siis nagu siuke ebamugav oli. Nii nagu palju muutusi toimus. Ma ei tea, kas see siis oli nagu, ma ei tea, hormoonid hakkasid mässama või midagi, aga ma tegelikult arvan lihtsalt, et see oligi see nagu kooli stress ja siuke sõprade vaheline dünaamika muutus selliseks nagu nii-öelda tiineka dünaamikaks sel ajal. Iga päev oli täiesti erinev, et võib-olla ühel päeval sa said kõikidega läbi ja siis järgmisel päeval keegi rääkis midagi sinu kohta ja siis keegi enam ei suhelnud sinuga mingi hetk. Minu jaoks tähendas see seda, et oli hästi palju draamat. Et siis, kui mul oli nagu sõpradega konflikt, siis ma ise elasin seda väga sügavalt üle ja alati mõtlesin, et näiteks mina teen midagi valesti. Mul on tunne, et otsiti ja kõik mingil määral otsisidki nagu, natuke otsisid tõesti probleeme. Ja otsiti ja leiti neid probleeme kohtadest, kus tegelikult probleeme ei olnud. Seal tiineka ajas oli äkitselt see, et mina sõin viimase saia ära ja siis nagu sellest tuli mitme päeva pikkune suur draama ja et me ei räägi oma vahel ja mingid siuksed asjad. Ma ei taha. Mida sa ulud? Reaalselt. Sa ulud nagu 24/7. Ja ma arvan, et see võib-olla ongi see nagu mingil määral tiineka dünaamika.